Estonia! Have you ever wondered why professional politicians don't make much sense? Do you want to know how politics, economics, and business really work? Here's something for you. Be smart. Study Urbanomics. Tere, mina olen Tanel Hirv, majandusteaduse doktor. Tere tulemast minu videoblogisse. Siin te saate teada, kuidas poliitika, majandus ning äri tegelikult töötavad. Käesolevas avaosas uurime, millistest osadest koosneb Eesti lektoriaat. Kas see niisama lihtne, et esimene Eesti ja teine Eesti või see on keerulise? Ning kui me peaksime määrama igale lektoriaadi osale arhetüübi, millised need oleksid? Ma väga pikalt mõtlesin, et milles ma teeksin avaosa, mis teemad kõnetaks võimalikult palju eestlasi. Ma sattusin juhuslikult nägema juriste blogipostitust, erakondade reitingutest ning valijate heaolu ning tervise näitajatest ning ma mõtlesin. This is it. This is the answer. Mida Salk tegi? Nad võtsid Tervise Arengu Instituudi maakondlikud tervise ning heaolu näitajad ning ristasid need erakondade reitingutega. Tervise Arengu Instituudil olid maakondlikud näitajad meeste odatavast elueast kuni spordiasutuste kättesaadavuseni. Siin on 15 maakonda ning riiklik koondnäitaja, see teeb kokku 16 vaatlust, mis ei ole eriti palju. Erakondade reitingud olid 2023 detsember seisuga. Nende andmete ristamisel moodustasid nad interaktiivse korrelatsiooni maatriksi, nagu siin on toodud. Nad toovad välja, et see on väga kiire ning robustne pilguhigi Eesti lektoriaati ning seda oleks tulnud teha põhjalikumalt. Ma ei vaidle vastu. Aga õnneks nad pakuvad võimalust algandmed alla tõmmata, et keegi nuhiklik inimene saaks edasi nukitseda. Nad hoiatavad ka, et korrelatsiooni tähendab põhjuslikku seost, aga That's racist. I'm like my mother, I stereotype. It's faster. Alustame lektoriaadi kirjeldamisega neist, kes ei käi valimas. Neid inimesi saab kokku võtta lausega kiire elu saab läbi terava taibuta. Elukäigutee teoorias saab jaotada inimesi kiireteks ning aeglasteks. Vaatame nüüd, millised inimesed on kiire ning millised on aeglase elukäiguga. Having kids is such an important decision. We're just waiting for the right time. It's not something you want to rush into, obviously. No way. Oh shit, I'm pregnant again! Shit. I got too many damn kids. Thought you was on the pill or some shit. Hell no! Must have been thinking of Brittany. Brittany? No, you didn't! What? There's no way we could have a child now. Not with the market the way it is, no. God, no, that just wouldn't make any sense. Come on over here, bitch! He don't care about you! Yeah, well, there must be something he likes over here. You mean nothing to me, baby? Oh, shit. It wasn't me! It wasn't me! Well, we finally decided to have children. I'm gonna fuck all of you! That's my boy! Cleavon is lucky to be alive. He attempted to jump a jet ski from a lake into a swimming pool and impaled his crotch on an iron gate. Nii poliitilise eelistuset inimesed, et kui piirkonnas kasvab poliitilise eelistuset inimeste osakaal, siis sagenevad mulje andmised pah. Now my shit together is my shit together. Hey! How you doing? Enjoying it? I hope so. Et poliitilise eelistuset inimesed vedavad ülemääraselt palju aega ekraani taga, et peale tööd 4 tundi. Ma ei saa isiklikult aru, kuidas sellised inimesed üldse midagi tehtud saavad. Poliitilise eelistuset inimeste füüsiline võimekus on madalam. Nad harrastavad väiksema tõenäosusega tervisesporti. Alkoholi tarbimisega on see lugu, et me peame meeles pidama, et tegu on maakondlike andmetega. Eestis toimub ühiskonna vananemine ning ääremaastumine. Perifeersetes maakondades pole lihtsalt järgi jäänud inimesi, kes pidevalt alkoholi tarbiksid. Poliitilise eelistusete meeste oodatav eluiga on lühem. Poliitilise eelistusete inimesed
on hooletumad, et hoone tulekahjud on sagedasemad, et unustavad panni pliidi peale, jäävad suits käes magama. Nad osalevad väiksema tõenäosusega rinnavähi sõeluuringus, varajane suremus on endises sagedasem. Nende toidutaldrik ei sisalda ettenähtud koguses juurvilju. Vegetables? Oh, we don't eat vegetables. Of course. Ühesõnaga, kui me mõtleme nendele inimestele, kes ei käi valimas, siis me peaksime eelkõige silmas pidama idiokraatiat ning Beavis and Buttheadi. You're cool, Dad. Oh, yeah. I guess I am. But what's this? Hey, look, kids, it's the Buttheads. We're here to kick your ass. Oh, cool. So glad we could get the families together, you know? Get him, son. Hey, can I get anybody anything? I've got some Dr. Peppers in the fridge. Millise erakonna valijad on tervise ning heaolu näitajate poolest kõige lähedasemad nende inimestega, kes ei käi valimas? Vara veel, me jõuame ka EKRE-ni. Pigem on selleks Keskerakonna valijad. Et piirkondades, kus Keskerakonna reiting on kõrgem, on rohkem isikluse vastaseid kuritegusi. Keskerakonna valija füüsiline võimekus on madalam. All I need is a hot shower and a little bit of rest. You'll see by tomorrow I'll be my old self. Hello, operator? Just have to get around this couch here. Keskerakonna valijad veedavad ülemääraselt palju aega ekraanide taga. Соскучились по слову правды? Ну так внимайте. А правда простая. Мы уничтожим всех нацистов и освободим украинский народ от этого страшного сатанинского ярма. Hoone tulekahjud on nendes sagetasemad. Alkoholi tarbimisega on see sama lugu, nagu ma eelnevalt seletasin, et perifeersetes piirkondades pole lihtsalt järgi jäänud Keskerakonna valijad, kes pidevalt tarvitaksid alkoholi. Et nad on siirdunud Tallinnasse või kuhu iganes. Keskerakonna valija osaleb väiksema tõenäosusega rinnavähi sõeluuringus, harrastavad tervisesporti väiksema tõenäosusega. Kui me peaks määrama Keskerakonna valijale arhetüübi, siis see oleks Eastern European Men's School. Hello and welcome to the Eastern European Men's School. Not everyone is born a man. Some unfortunate people is born as a weak man, gay or woman. So if you are lucky to born as a real man, this is a place for you. Alustame nüüd EKRE ning 1,5 Eestiga. EKRE reiting seostub uppumissurmadega. Eks asi selles, et EKRE on populaarsem perifeersetes piirkondades, näiteks Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa. Siinkohal ei saa ma mitte muidugi nalja teha nende juhtimiskultuuri üle, et EKRE juhtimiskultuur meenutab nagu Cosa Nostrat. Ja Cosa Nostras on kirjutamata reegel, et juhis kunagi ei kahelda. Juht pannab paika underbossi, konsileeri, kapo ning ka sõdurid. Ning kui keegi peaks juhis kahtlema, oi. What the hell is this? That's a Sicilian message. It means Luca Brasi sleeps with the fishes. Eile õhtusel Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna juhatuse koosolekul visati erakonnast välja 3 juhatuse liiget. Riigikogu liikmed Henn Põlluaas ja Jaak Valge ning Pärnu piirkonnajuht Helle Kullerkupp. Samuti anti punane kaart Tartu ringkonnajuhile Silver Kuusikule, kes oleks pühapäeval olnud Martin Helme vastane EKRE kongressil esimehe valimisel. Erakonna esimehe Martin Helme sõnul polnud väljaviskamise põhjuseks see, et keegi tema vastu kandideeris, vaid meetodid, kuidas seda tehti. So he's a hypocrite? Yeah. Is this something new? He's a boss. Did you get it? He's the boss. Täna on olukord selline, et juhatusse ongi jäänud alles need truud käetõstjad, kes mitte kunagi ei julge vastu vaielda, küsimusi esitada.
Albione. EKRE valija pigem ei veeda ülemääraselt palju aega ekraanide taga. EKRE valijate seas on masendussageduse, see ei saa kellelegi üllatusena tulla. Everyone is incredibly depressed. EKRE valijad on pigem piirkondades, kus keskmine brutopalk on madalam. Mis veel? EKRE on populaarsem nendes maakondades, kus inimesed on tõenäolisemalt ülekaalulisemad. Mina määraksin EKRE valijatele arhetüübiks Al Bundy. So you think I'm a loser? Just because I have a stinking job that I hate? A family that doesn't respect me? A whole city that curses the day I was born? Well, that may mean loser to you, but let me tell you something. Every morning when I wake up, I know it's not going to get any better until I go back to sleep again. So I get up, have my watered-down Tang and still frozen Pop-Tart, get in my car with no upholstery, no gas, and 6 more payments to fight traffic just for the privilege of putting cheap shoes on the cloven hooves of people like you. I'll never play football like I thought I would. I'll never know the touch of a beautiful woman. And I'll never again know the joy of driving without a bag on my head. But I'm not a loser. Because despite it all, me and every other guy who will never be what he wanted to be are still out there being what we don't want to be 40 hours a week for life. And the fact that I haven't put a gun in my mouth, you pudding of a woman, makes me a winner. Sotsiaaldemokraatide ning parempoolsetega on see lugu, et nende puhul ei joonistu välja selget mustrit. Nemad vastu ongi tervise ning heaolu näitajate poolest kõige lähedasemad keskmisele valijale. Sotsiaaldemokraatide puhul oli ainult 2 muutust RVR statistiliselt olulised. Väiksem emakakaelavähi sõeluuringus hõlmatus ning väiksem naiste tervena elatud aastate arv. Ühelt poolt on erakonna Ladvik neile kujundanud maine kui tegijatest seksi ja linna naistest. Ma olen tark. Ma lähen keppi tegema. Tuled ka? Lööge tal munad kõhuõõnde. Teiselt poolt ma kahtlen, et see kirjeldab nende mediaanvalijat. Kui mina peaksin määrama sotsiaaldemokraatide valijale arhetüübi, siis see oleks Homer Simpson. Oh, I can't take his money. I can't print my own money. I have to work for money. Why don't I just lie down and die? Ja parempoolsetega sama lugu, et ainult 2 muutujat olid RVR statistiliselt olulised. Väiksem vaktsineerimisega hõlmatus ning väiksem enesetappude arv. Parempoolsetega tuleb mul kõige enam silmade ette Ronald Reagan ning tema majanduspoliitika pooldajad. Good evening. I'm speaking to you tonight to give you a report on the state of our nation's economy and regret to say that we're in the worst economic mess since the Great Depression. Nii, esimene Eesti. Alustame Isamaast siis esimese Eesti puhul. Piirkonnad, kus Isamaa reiting on kõrgem, on vähem isiksuse vastaseid kuritegusi. Inimesed harrastavad tõenäolisemalt tervise sporti. Inimeste füüsiline võimekus on parem. Inimesed ei veeda ülemääraselt palju aega ekraanide taga. Isamaa valijad on ka tõenäolisemalt parema närvikavaga. Enesetapule mõtlemine on harvem. Isamaa valijatel on tervis tähtis. Nemad osalevad tõenäolisemalt rinnavähi sõeluuringus. Isamaa valijad ei käi vargil, varajane suremus on endises harvem. Isamaa valijad ei ole nii hooletud.
Isamaa valijad söövad ettenähtud koguses köögi- ja juurvilju sagedamini. Isamaa valijad meenutavad mulle Ned Flandersi ning protestantide taevast Simpsonitest. Marge Simpson, welcome to Protestant heaven. 3-1, hurrah! Poppy, have you seen Dash? Here's Jose Flanders. Buenos ding dong dilly dia, senor. And this is Lord Thistlewick Flanders. Charmed. Rohelised. Rohelised on saledamad. Roheliste lapsed on saledamad. Rohelised suitsetavad väiksemad tõenäosusega. Surmad vereringe haigustesse nende puhul harvemad. Nad elavad kauem. Rohelised harrastavad tervise sporti tõenäolisemalt. Rohelisel üldse parem tervis. Ja nooremad ka kõvasti kui ülejäänud elektoriaat. Minu puhul tuleb rohelistega silmed ette torisev Lisa Simpson. Excuse me, isn't there anything here that doesn't have meat in it? Possibly the meatloaf. Well, I believe you're required to provide a vegetarian alternative. Ühesõnaga rohelised on noored, hea tervisega ja veidike huud. Reform. Piirkonnad, kus reformi reiting on kõrgem, on vähem isiksuse vastaseid kuritegusi, inimesed harrastavad tervise sporti rohkem, joovad ka rohkem, aga lapsi sünnib nendes piirkondades rohkem. Reformi valijad ei ole hooletud, ei unusta panni pliidi peale, ei jää suits käes magama. Reformi valivate meeste eluiga on pikem. Reformi valijad ei lösatu ekraanide taga ülemääraselt. Reformi valijad on pigem jõukamatest piirkondadest. Nende seas on varajane suremus harvem. Kõik oleks väga tore Reformierakonnaga, aga mulle see üks muutuja siin ei anna üldse rahu. Piirkonnad, kus reformi reiting on kõrge, tarvitatakse rohkem narkootikume. Reformiga tuleb mulle silmad ette macho ennast täis börsimaakler pankseriaalist. Kokaiin ja raha erutavad peas sama piirkonda. Näe, võta. See oli mees, kes võttis riske. Spekuleeris kogu fucking keisri riigi vastu. Number 1 treider ever. On küsimus, miks me elame üle oma võimete ning riigi võlg muudkui kasvab. Eesti 200. Eesti 200 on nagu Reformierakond, see klassikaline esimese Eesti erakond. Eesti 200 valijad on pigem nooremad, sellest ka nende väga hea tervis, elavad jõukamates maakondades, neile on spordiasutused kättesaadavamad, neil on hobitegevus kättesaadavam, neil on liikumisrajad kättesaadavamad, masendus on nende seas palju harvem, et täielikult vastandid EKRE-le, et EKRE valijad on pigem masendunud ja Eesti 200 valijad on suksed et nemad ei ole masendunud. Eesti 200-ga kõik oleks väga tore, aga see kanepi tarvitamine ikkagi. You dirty hippies. Esimesel Eestil on ilmselgelt narkoprobleem. Eesti 200 valija meenutab mulle College Know It All hippisid South Parkist. Wow, this band is so crunchy. Dude, I need more weed. So it seems like we have enough people now. When do we start taking down the corporations? Yeah, man, the corporations. Right now, they're raping the world for money. Yeah, so where are they? Let's go get them. Right now, we're proving we don't need corporations. We don't need money. This can become a commune where everyone just helps each other. Yeah, we'll have one guy who makes bread, and one guy who looks out for other people's safety. You mean like a baker and a cop? No, can't you imagine a place where people live together and provide services for each other in exchange for their services? Yeah, it's called a town. You kids just haven't been to college yet. But just you wait.
This thing is about to get huge. Jah, on ülikoolis käinud, jah, neil on pikk plaan Eesti jaoks, aga ma tõsiselt kahtlen, et reaalselt aru saavad, kuidas elu töötab. Kui jaotada muutujad 2, siis millised muutujad seostuvad pigem Reformierakonna ning millised EKRE valimisega? Reformierakonna reitinguga seostub positiivselt loomulik iive, meeste oodatav eluiga, kõrgem tervis enesehinnang, kõrgem piirkonna rändesaldo, kõrgem brutopalk, parem hobitegevuse kättesaadavus. Seevastu aga EKRE reitinguga seostub sagedasem varene suremus, kõrgem suhteline vaesuse määr, kõrgem eakate osatähtsus. Siinkohal tuleb ka silmas pidada, et tegu on maakondlike näitajatega. See tähendab, et regionaalpoliitika Tallinna esimesena on väga halb mõte. Kordame mõned asjad üle, see oli väga kiire ning robustne pilguheiti Eesti elektoriaati, seda tegelikult tuleks teha palju põhjalikumalt. Nii, teiseks, Eesti elektoriaadi saab jagada 2 või 3 osaks, olenevalt kuidas keegi soovib. Vaatame. Nii, teise Eesti moodustavad inimesed, kes ei oska öelda, keda nad valivad, ei käi üldse valimas, valivad Keskerakonna või valivad hästi väikese nissierakonna. 1,5 Eesti moodustavad EKRE, sotsiaaldemokraadid ning parempoolsed. Esimese Eesti klastrisse jääb Reformierakond, Eesti 200, Isamaa ning Rohelised. Soovi korral saab 1,5 Eesti umardada 2 ning meil oleks 2 suuremat klastrit, esimene Eesti ning teine Eesti. Elukäiguteooria kirjeldab väga hästi poliitilise eelistuset inimesi. YOLO, live fast, die young valimised on ülehinnatud. Mulle jäi ka ebaselgeks, mis lugu on sotsiaaldemokraatidega, miks nemad ei ole esimese Eesti erakond. Ning lisaks veel, et kas sotsiaaldemokraatide valijale on see seksi ja linnakultuur ja see elustil üldse tähtis. Tallinna esimesena regionaalpoliitikul saavad olema tagajärjed. Lisaks EKRE peab tegema ujumistunnid kohustuslikuks. Esimesel Eestil on väga tõsine narkoprobleem. No ei ole siin midagi, et see on kõigest kanep. Siin on väga range narkopoliitika, ju dirty hippies. Next week, Tannel has a new episode. Hit the subscribe button below. Like his Facebook page. Share this video with your friends. And remember, be smart. Study Urbanomics. Kuulsite, mida tüdrukud ütlesid? Lisaks, palun kirjutage kommentaariumisse, mis te arvate minu valitud arhetüüpidest.